Tere tulemast meie järgmistesse disainiminutitesse. Mina olen Kadri-Enn. Mina olen Kai-Sandra. Ja me oleme Human Design Studio ja iga esmaspäev räägime niimoodi vabas vormis, mis meie elus toimub ja kuidas see Human Designiga seotud on ja mis taipamisi me saame. Ja täna, kuna võib-olla te märkate siit metsikust lillede džunglist, troopikast, siis see vihjab millelegi, et mul oli sünnipäev. Nii et siis me natukene jagame ka selle sündmusega seoses emotsioone, mõtteid ja just keskendume võib-olla ka otsustuskohale ja autoriteedile Human Designi sõnade järgi. Ja kuna meil on ka tulemas emotsionaalse autoriteedi koolitus, siis tahtsime natukene seda teemat võib-olla laiemalt avada, et rääkida, miks see üldse oluline on, miks see on tähtis, et tegelikult ju kõik meie elus sõltub sellest, et mis valikuid me teeme, mis samme me oleme teinud. Me oleme täna täpselt selles kohas vastavalt sellele, et milliseid otsuseid ja milliseid samme, milliseid valikuid me oleme teinud. Võib-olla mõnedega oleme rahul, teistega ei ole rahul, aga eesmärk on siis see, et kuidas jõuda selliste otsusteni, et pigem on nagu kõik on, ma olen tänulik, et ma tegin just sellise valiku, et ma usaldasin iseennast ja siis tekib ka alati küsimus ka, et mida siis iseendas usaldada täpselt, et ja just, ja see ongi see, et kui öeldakse, eks ole, et kui küsitakse, et kas sa teed pigem otsuseid mõistusega või südamega või sisetundega ja Human Designi järgi siis selle sisetundega või kehaga on see, et see keha näeb seda laiemat pilti, et mõistus meil võib-olla ütleb, et on sammud 1, 2, 3, 4 ja me näeme sinna teatud nurgani, aga tegelikult keha tajub seda meie laiemat pilti ja meie hingeteed natukene kaugemale ja annab märku, et võib-olla see loogiline valik tegelikult ei olegi õige, sest meie ju ei tea, mis see nurga taga on. Ja siin ka, kui öeldakse, et kuula oma sisetunnet, siis see on väga hea soovitus, aga üsna lai. Nii et mis Human Designis on äge, et ta annabki selle väga konkreetse tähenduse, et mis iga inimese puhul siis see sisetunne on. Ja see ongi siis seesama, kutsutakse autoriteediks ja neid on kokku 7 erinevat autoriteeti. No, seal ongi, millega mina olen ise kokku puutunud või millega on olnudki raskusi, on olnud see, et kuula või usalda oma kõhutunnet või mis su kõht sulle räägib. Ja mul tegelikult ei ole kunagi olnud sellist tugevat kõhutunnet, et ma olen mõelnud, et see nagu kuidagi moodi on. Aga täna ma saan aru, et mul ei peagi olema nagu sellisel moel tugevat kõhutunnet, et eriti kui ma räägin oma emast, kellel on see, kui me jõuame nende autoriteetideni, kellel on see hästi tugev kõhutunne ja tema see autoriteet ehk siis otsustuskoht ongi nagu kõhutunne. Ehk siis, et kui näiteks sellise inimesega koos olles, siis ta võibki sulle öelda, et ta teeb kõik oma otsused kõhutunde pealt, eks ole, ja siis mina seal kõrval nagu püüan ka saada aru, et siis mis mu see kõhutunne on, aga see ongi segamini mingisuguste hirmudega, mingisuguste muude protsessidega kuidagi seotud, võib-olla emotsioonidega, aga et ma pole nagu kunagi enda jaokski eelnevalt siis aru saanud, et mis see kõhutunne on, et ma saan aru võib-olla, et mis on nagu südamega otsustamine ja südamega valik, eks ole, aga ja läbi Human Designi ma olen nagu aru saanud, et mis on need erinevad nüansid, mida inimesed saavad nagu siis oma kehas päriselt usaldada ja kuidas siis su keha räägib. Ja ongi, kui korraks lihtsalt nimetada ka, me pikalt nii-öelda kõigist ei räägi, aga siin on emotsionaalne otsustus kõhutunde pealt ehk siis sakraalne ja intuitsiooni pealt ehk siis niisugust kohest sisemist häält kuulata, põrna autoriteet, siis oma tahtmisi usaldada, mis on südame ehk ego autoriteet, siis mis Kail ongi identiteet ehk siis läbi rääkida, siis mentaalne autoriteet, kus rohkem usaldada seda, mis on sulle loogiline ja see on üldse reflektorid, kes peavad kuulama, jälgima oma kuutsüklit ja võtma natukene pikemalt aega sihukeste suurte otsuste tegemiseks, et tõesti see läheb hästi detailseks. Aga minul ütleme, et kõige rohkem maailmas on emotsionaalset otsustamist ja mina olen üks neist õnnelikest, kellel on emotsionaalne otsustamine ja mis siin võib-olla kõige olulisem ongi see, et emotsionaalse otsustamise puhul on vaja aega ja need emotsioonid käivad lainetena. Nii et selles osas, mis võib-olla ühiskonnas ka on, kuidagi survestatakse, et
täiskasvanud inimene teab, mida ta tahab, täiskasvanud inimene otsustab kiirelt, sa oled otsusekindel, aga siin on täpselt tegelikult pooltel inimestel see kohene sekundi peal selles olukorras otsustamine võib viia tegelikult täiesti, ütleme, et vale taaskord on küsitav, aga selliste otsusteni, mis võtavad sult energiat, mitte ei anna juurde. No ma mõtlen, et kõigil on olnud ju selliseid valikuid või otsuseid, kus sa pärast saad aru, et ma tegelikult oleks pidanud teistmoodi tegema, et sa teed mingi otsuse võib-olla mingisugusest valest motivatsioonist või ajendusest ja siis sa lõpuks saad aru, et ma ei tea, et kas läks rohkem raha, läks rohkem aega, läks rohkem energiat või sa näed, et lihtsalt, et saaks minna tagasi, saaks teha mingisuguse teistsuguse valiku. Just, ja need emotsioonid ka, kui sinna nii-öelda emotsioonidest veel rääkida, siis ma arvan, need ongi kõige siuksed, selles osas see otsustamine on väga tohutult põnev ja ma ise just eelmisel nädalal ka siin need emotsionaalsed lained käivad üles-alla nendel inimestel, kellel on siis see emotsionaalne otsustamine, päiksepõimik defineeritud. Ja nad käivadki, kui sa oled siis kõrgel, siis tahaks kõigele jah öelda ja kui sa oled nagu madalamal, siis tegelikult pigem tahaks nagu kõigele ei öelda. Ja see võibki käia, ütleme, et need lained võivad olla nädalate pikkused, aga need võivad ka ühes päevas olla sellised lühikesed, et umbes 10 erinevat lainetust käib. Et siis just see, et kui on neutraalne faas, et siis võtta aega ja selle emotsiooniga on ka see, et kui ta tuleb sulle peale, see ongi see, et nendel emotsionaalsetel inimestel sul võib tulla mingi sisemine emotsioon täiesti nagu mitte millegi loogilisega seotud X kohast ja sinu kehasse ja sinna ei saa midagi teha. Näiteks mul oligi eelmine nädal, sünnipäevanädal, imeline, ma nii ootasin seda, ma fännan sünnipäevasid, inimeste kokkutoomist, nagu mulle väga meeldib, ma alati teen suure peo ja siis laupäeval oli sünnipäev ja teisipäeval tunnen, et mul on mingi kurbus sees, lihtsalt. Ja meil oli veel see ratsamatk, mis oli nagu kõige imelisem, mu lapsepõlve unistus minna öösel päiksetõusuga ratsutama, super. Ja lihtsalt see sisemine kurbus ja mul ei olnud aega sellega nagu maha istuda, seal tal olla lasta nii-öelda seda seedida, kuni siis tegelikult, kuni siis mu sünnipäevani ja siis ma ärksin üles ja põhimõtteliselt tundsin, et nüüd mul saab see kurbus tulla ja sain seda siis nii-öelda nutsin välja, aga ongi, ta tegelikult nii-öelda ta terve selle nädala jooksul, ütleme otsustamisest ka rääkides, siis mul oli väga raske mõista, mida ma tegelikult tahan, sest see emotsioon nii tugevalt nagu mõjutas, eks mul oli raske iseendaga saada seda nagu tõelist kontakti või see ongi see, et sa saad nagu kehaliselt selle tunnetuse kätte, et okei, jah, see on õige, see on õige, see on õige, aga kui see emotsioon sisse sõidab nii tugevasti, siis seda kontakti on nii raske saada ja siin ei aitagi midagi, kui lihtsalt nagu läbi protsessida. See ongi nagu, et ikkagi seostatakse emotsioon nende merelainetega, et samamoodi, et kui sa püüad nagu mingit selget põhja näha, eks ole, et aga kui sul seal meri lainetab ja kerib kõiki asju üles, eks ole, et väga selge on seda näha ja samal ajal ongi, et sa ei saa tegelikult seda emotsiooni nagu, et sa ei saa panna merd nii, nüüd me oleme ikkagi nagu paigas või kuidagi fikseeritud, eks ole, et sa pead sellele andma mingil hetkel siis ruumi ja nagu ma aru saan, et ongi, et kuna minul on ka veel emotsionaalne keskus on nii ehk naa avatud, ehk siis nagu ütleme, et ilma värvita, siis minu emotsioonid ja protsessid käivad hoopis nagu teistmoodi, mul ei ole sisemiselt üksinda mingeid selliseid suuri protsesse ja pigem ongi see, et need nagu mulle sobib see, et ma lihtsalt ei mõtle mingite asjade peale või ma lähen mingisse heasse keskkonda ja see läheb nagu üsna kiiresti üle, et mul ei ole vaja enda näiteks sellist pikka protsessimisaega emotsioonidega, et see võib olla nagu hetkel, kui ma seda välja elada ei saa, siis see läheb, ongi, et kui see hetk läheb nagu mööda või see väline mõjutus läheb mööda, siis ma olen seda enda puhul märganud, eriti sinuga koos olles, et see ei jää mulle nagu sisse või et ma ei pea sellega pikalt kuidagi nagu tegelema, et see on nagu selline ajutine, et kui korra oli, mul ei ole aega sellega tegeleda, siis ta võib-olla mingeid protsessi nagu tekitab mul selles hetkes, aga see, et võib-olla midagi istub must nagu mitu nädalat sees ja siis tuleb välja, et pigem on kõik mingid uued asjad võib-olla välisest mõjutusest. Ja see on tegelikult, ma olen ka täheldanud seda mul eelmisel
partneril oli ka avatud see emotsionaalkeskus, samamoodi nagu aitas see, kui ta läks kuskile rõõmsasse keskkonda, et lihtsalt nagu keskkonnavahetus viiski emotsiooni nagu mõjutas, sest nendel inimestel, kellel on see siis värvimata, siis sul ei ole nagu, sul ei teki oma kehas selliseid sisemisi emotsioone, vaid need on kõik väliselt mõjult. Kas sa võtad need kellegi üle või ongi mingi sündmuse tagajärjel ja nii edasi. Et sellepärast ka, kui siis tekib mingi selline naljakas emotsioon, siis tihtipeale küsida, et okei, et kas see on tegelikult minu oma või näiteks olengi Kai on selle minult üle võtnud. Et seal see mehaanika toimub täpselt vastupidi. Aga kui sul on siis need värvilised, siis ma tegelikult arvan, et ma siiamaani protsessin mingit emotsiooni, võib-olla on näha ka, ma ei tea. Et see on jah siuke nagu huvitav asi ja just otsustamise puhul ka, et siis oli ka nii-öelda, mul oli vaja üks konkreetne otsus teha ja siis ka selle päeva jooksul alguses mul see oli täiesti šokeeriv, siis see oli nagu mingi kui huvitav, siis no nagu, et see laine käis sellega ka nagu niimoodi, kuni ma siis jõudsin mingile selguseni, ütleme, et 3-4 tunni jooksul. See on hästi teistmoodi, kuivõrd näiteks ütleme inimesel, kellel on ainult see sakraalkeskus defineeritud, ehk siis sakraalne autoriteet, neil on niimoodi, et just see kohene kõhutunne, no see, mis Kai mainis, et su emal on ju, et see nipsust, et seda ma tahan või see on, et sul emal, ma tean, et ta on isegi maja ostnud, on ju vist täitsa niimoodi tundnud. No jah, et seal ongi, et kuna minul ka veel omakorda on, eks ole, siis veel teistsugune see autoriteet, teistsugune otsustusprotsess, et ma olen nagu kõrvalt näinud, kuidas käivad need otsused nii kiiresti ja koheselt ja seal jällegi vastupidiselt on see aja võtmine tegelikult pigem just nagu halb, et kui sa usaldad seda esmast tunnet, seda esmast, see keha liigub sinna vastu või siis ongi, et ei, eks ole, see ei ole minu jaoks, et kui sa hiljem siis hakkad nagu analüüsima või öeldaksegi, et noh, mingites osades jällegi, et liiga rutakas otsustamine, eks ole, et sa oled naiivne või et nagu sa pead ikka läbi kaaluma, läbi otsustama. No räägimegi suurtest, ütleme, et maja või kodu müümisest, eks ole, et noh, ongi, et väljapoolt võib tunduda, kuidas sa saad lihtsalt nagu mingi minuti jooksul otsustada, nii, nüüd ma müün maha, lähed portaali, vaatad järgmise kodu, helistad, paar nädalat läheb mööda, sul on ostetud, tehing on tehtud, eks ole, et sealt kõrvalt vaadatuna ongi nagu võib vaadata, et nagu kas see on mingi naiivne või kuidas mingi, et see on emotsiooni ost eks ole, aga tegelikult selle inimese jaoks just selles hetkes tal tuleb kogu informatsioon sisse, talle piisab sellest ja kui sa siis näed nüüd ootame, et aga noh, ongi, võtad seda välisinformatsiooni, et see pole mõistlik, peaks hakkama kaaluma, vaatlema kõik, eks ole, siis tegelikult selle aja jooksul kaob see tunnetus ära ja tulevad igasugused hirmud, igasugused ülemõtlemised, eks ole, ja siis sa leiadki 100 põhjust, et miks mitte praegult, noh, ükskõik milliste näidetega, eks ole, et see protsess või on nagu hästi oluline saada aru, et kuidas sinu kehas siis, eks ole, tulevad need kõige paremad otsused, mis on need elemendid, mida jälgida, mida vaadata ja siin võib-olla ongi nagu ka see human designi just see individualiseerimise teadus tuleb välja, et kus sa saadki personaalselt vaadata, et kuidas sina otsustad ja kui me juba räägime sellest emotsionaalsest otsustamisest, siis seal ka, kui te vaatate seda keskust, siis sealt tulevad erinevad sellised värvilised jooned ja mingid on mittevärvilised, siis ka seal tegelikult iga see joon mõjutab, et mismoodi sa pead siis veel see detailne aste seal, et okei, sul on emotsionaalne otsustamine, aga mis on see detailis, et milliste emotsioonide või kuidas ta väljendub sulle, eks ole. No näiteks mul on kõriga see ühendus ja seega natukene Kaile sarnaselt Kai peab rääkima, siis minul aitab ka see, et kui ma jagan oma emotsiooni välja, et mul ühel sõbrannal on samamoodi ja siis me just oleme ka arutanud, et tõesti see toimib täpselt niimoodi, et sul käivad need lained ja siis sa jagad seda kellegiga, tihtipeale me omavahel, sest see on lihtne, no tegelikult ei ole oluline, mida see teine inimene vastab või mul on ka see, et vahel helistan näiteks emale ja räägingi ja sellel hetkel, kui ma räägin, ma saan aru, mis see tunne seal taga on, et mul see nii-öelda jagamine või rääkimine on hästi abiks. Ja siin ka, mida ma tahaks võib-olla veel öelda, et nüüd või täna me oleme rääkinud nendest kurbusest ja võib-olla negatiivne on ka tugev sõna, ütleme, või mitte ülevatest emotsioonidest, siis tegelikult see ei ole halb, et see kurbus on, see ongi nagu, sellel on ka vaja aega anda ja see aitab ka jõuda, võib-olla see ongi nagu sihuke nagu jumalik ajastus ka, et ta annab sulle märku, et nüüd su kehal on vaja teatud kohtades midagi protsessida, et saaks jõuda järgmisele tasemele nii-öelda, et siin lihtsalt kui vähegi võimalik seda
aega lubada, millega noh, hea on öelda, aga ise ka ei saanud, et mul oli ikkagist eesmärgid mingid asjad ära teha ja küll siis jõuab kurvastada, et alati ei saa, aga et see on tegelikult nagu väga positiivne asi kokkuvõttes, isegi kui ta tekitab ebamugavusi. Jah, no sina rääkisid, eks ole, et sul on see rääkimisega, et minul elukaaslasel on samamoodi emotsionaalne otsustamine ja tegelikult siinkohal ma saangi nagu soovitada ka, et isegi kui sul endal ei ole seda emotsionaalset otsustust, aga kui võib-olla on su lapsel, võib-olla on vanematel, võib-olla on su elukaaslasel, siis läbi selle, et ma olen nagu nii palju sellesse nagu aega panustanud ja õppinud ja märganud seda, ma saan ka tegelikult oma elukaaslasel, ütleme, et luua või neid seoseid, aidata tal nagu märgata, et mingite asjadega otsustamine võtabki nagu aega, et ongi töökohavahetused või kuskile kandideerimine, et kui vanasti nagu pigem oli see, et kuule, et aga noh, teeme kohe ära selle, eks ole, siis täna ma täielikult usaldan seda ka tema puhul ja nagu ka julgustan teda võtma seda aega, et vaata, et kui sul käivad need emotsioonid üles-alla, et kui tuleb mingisugune pakkumine ja võimalus, eks ole, et siis ongi see, et sa ei pea võib-olla esimesest hetkest nagu tegutsema, vaid vaatame, kuidas see asi nii-öelda nagu välja kujuneb või et mis hetkel sa nagu täpselt siis oled otsustanud, et või mingisugune selgusele jõudnud ja seal võib-olla ka see, et temal on just nagu see kanal siis jõudnud selle sakraalse keskusega, mis on üsna pigem nagu lühikene emotsioon, et see otsustus käib ka nagu üsna selles mõttes nagu et kui see laine tuleb peale, et see on pigem nagu see, et kas sa tegutsed või ei tegutse, et kas see emotsioon paneb sind nagu, ongi kas CV-d saatma või kas see paneb sind kuskile midagi, noh näiteks ongi, et kuna ta on muusik, eks ole, paneb see sind midagi enamat nagu tahtma või proovima minema tegema või on see just nagu see, et sul on see emotsioon, aga see ei käivita sind mitte kuidagimoodi just, et tal näiteks see väljendubki läbi tegutsemise või kui on just mingi emotsionaalne laine peal, siis ka füüsiline tegevus ja sa saad nagu selgust pärast selle emotsiooni nagu, kui sul on nagu rääkimisega, eks ole, et see emotsioon läheb välja, sa annad sellele sõnad, siis sa saad aru, et ei, nii-öelda, mis on seal nagu baas ja no kui sa jälgid, et sul on näiteks ka emotsionaalne keskus on siis seotud sakraalse keskusega, siis ka see tegutsemiskeskus, et kui sa ei suuda nagu koha peal aru saada, mis emotsioon sul on, mis tunne sul peal on, siis aitab see, et liiguta füüsiliselt, saad nagu emotsiooni välja füüsiliselt lasta ja siis sa saad aru, et kas see teeb mulle siis, pakub mulle rõõmu või mitte. Et see on nagu selline ka, ma arvan, oluline nüanss. Ja Kai, sul on ka täitsa teistmoodi, on ju, et emotsionaalselt seda autoriteeti, miks seda on ka kõige rohkem, ongi, et seda võib olla siis kõikidel energiatüüpidel, kõikidel viiel, et ta ei kuidagi ole, ta ei sõltu nendest teistest elementidest, aga Kail on identiteedi autoriteet, mis saabki siis tegelikult olla ainult projektoritel ja ainult projektoritel saabki just, et selles osas ta on haruldane, et aga kuidas see toimib? No võib-olla kõige lihtsam ühe Iti teeb meil seda natuke Mürklit. Mõtlesin, et täna mul süda läks äärleks. Ma ei tahtnud teise tuppa kinni panna, aga nüüd ta tahab kogu show enda peale võtta, nii et no järgmine kord ma olen targem. Aga nii, jätkame. Võib-olla ka hiljutise näite puhul, et kuna projektoritel on siiski oluline see, et kui mingeid suuri otsuseid või ütleme, et ka nagu oma andeid jagada mingeid tööpakkumistega, et siis tulevad kutsed ja mul mõni nädal tagasi tuligi siis pakkumine, et kuna ma tegelen ka tõlkimisega, siis tuli ettepanek, läbi tunnustuse tuli see kutse, et siis ühel konverentsil tõlkida. Ja ma juba tean, et kuidas minu nagu otsustusprotsess käib, ma tean, et mul on väga palju mingeid hirme, mida ma tihtipeale üle võtan ja ma olen nüüd täna ka õppinud seda, et ma ei nii-öelda nagu kohe, kui pakkumine tuleb, ma ei ütle kohe jah, mis muidu vanasti võib-olla oli üsna kiiresti nagu see, et aga äkki rohkem pakkumisi ei tule, eks ole, et siis jääd sellesse hirbu, on ju. Eriti sul võib-olla projektorina, et sa pead neid kutseid ootama, on ju, see ongi, et keegi pakub midagi, saad selle kutse, siis on see, et siis tõbkib see hirm, et aga äkki keegi rohkem ei kutsugi, et siis on see pinge, et kõik peab vastu võtma, et projektorid, noh, et tegelikult ei pea, tuleb õigeid. Jah, et see on see, mida ma olen õppinud, et ma kohe ütlesin, et okei, et ma räägin läbi, ma mõtlen läbi ja siis annan teada. Ja mida ma tol hetkel tegin, kuna mul kedagi teist kõrval ei olnud, siis ma helistasin Kadrianile. Mitte otseselt sellepärast, et tema käest nagu nõu küsida, vaid see, et mul oleks esmaselt kohe selle, ka ütleme, selle kutse, emotsiooni, nende tunnete pealt võimalik nii-öelda siis nagu lahti rääkida. Enamasti mul on see, et piisab sellest ühest korrast rääkimisest. Ma helistasin ära Kadrianile, rääkisin ära, sain selle välja ja mul ei olnud ka nagu kehas mingisugust selgust. Ma tean, täna ma olen õppinud tundma, et kui mul on jah, siis
ma tunnen seda kehas, ma tean, mis on jah ja mis on ei. Ja õhtul tuli elukaaslane koju, rääkisin temaga, ka mingit selgust ei tulnud ja siis veel nädala jooksul rääkisin vahepeal oma emaga, siis ma rääkisin uuesti elukaaslasega, senikaua, kuni ma sain aru, et mul ei ole nagu seda lõplikku selgust, kuni siis paar päeva või isegi päev enne ma helistasin sellele inimesele, kes selle ettepaneku tegi ja siis selle kõne ajal uuesti, kui ma rääkisin ja väljendasin oma soove ja mingisuguseid väikseid detaile, ma sain aru, okei, see on nüüd 100% jah, ma sain oma selle kehatunnetuse ja see oli nagu võib-olla selline nagu pikem protsess, aga näiteks mina enda puhul lihtsalt ongi see, et ma tean, et see väljarääkimine, et ma pean saama oma sõnadega väljendatult sellesse kehasse oma tunde, mis minu jaoks on ja kujuneski välja, et see tegelikult oli nagu mega äge võimalus, sobis mulle kõik asjad, ma ei raisanud oma energiat, ma pigem sain sealt energiat nii-öelda nagu juurde, võimalusi tekkis juurde, ehk siis ma tagantjärgi saangi aru, et see oli minu jaoks väga õige otsus, et ma usaldasin seda, et ma nädal aega nagu põrgatasin seda ideed, eks ole, ühtede ja teiste inimestega ja lõpuks, kui see selgus tekib, et siis ongi see, et mina tean, et see on minu jaoks nagu õige valik, ükskõik mis ümberringi inimesed arvavad või mis võib nagu välja tulla, aga minu jaoks oli see nagu õige, et see on see identiteediga nii-öelda nagu otsustamine, et see rääkimine ja kehast tunnetamine, kas see olen mina, kas see on see, kuhu ma tahan edasi liikuda, kas see käib kokku minu väärtustega, et need on võib-olla need protsessid, mis minu peas nagu käivad või mis aitavad mul, mis küsimused nii-öelda nagu aitavad mul selgitada seda, et kas see, mida mulle pakutakse, kas ma tahan sellega tegeleda või mitte. Ja siin võib-olla need küsimused või see on ka hea mõte, et jagada, et siin selle emotsionaalse puhul ongi, et põhiline küsimus on, et kas see toob mulle rõõmu, kas see pakub mulle sellist positiivset tunnet ja rõõmu. Siin arvatavasti see vastus ei saa kunagi olla 100% jaa, vaid ütleme, et kui ta nüüd 80% rõõmu toob, siis see on hea valik. Ja kuna Iti siin, mu kass on staaritsenud natukene, siis temaga seoses jagades, siis mul oli ka üks lahe näide, kus kui ma siis otsustasin, kas kassi võtta või mitte, see oli ka ikka väga pikk otsustusprotsess, sest mul käisid igasugused hirmud peal. See oli väga huvitav, sest ma ei ole ammu nagu niimoodi kehaliselt mingeid hirme tundnud. Mul tekkis täiesti mingi kontrolli kaotamine ja vastutus. No nii nagu lihtne asi, ei peaks olema suur otsus, aga tekitas täitsa selliseid teisi teemasid, mis tulid esile. Ja see oli minu jaoks nagu pikk tunnetusprotsess, kus ma ka pidin seda seedima väga pikalt, kuni lõpuks siis see valik sai tehtud. Ja siis ma rääkisin ühe oma sõbrannaga, kellel on sakraalne autoriteet ja siis see oli nii naljakas. See oligi nagu, ta oli mingi, mulle see elukaaslane mainis, et tahaks, siis ma üks õhtu, ma ei tea, tulin mingi trennist, kell oli 10, sõin ära, scrollisin kuskil Facebookis, nägin kassi pilt, oli mingi, tahaks. Kohe teadsin, et tahan, otsisin, et kas kuskilt saab, oli konkreetne tõuge, leidsin, et keegi kuskil Viimsis pakub, helistasin, kell oli 11 õhtul, sõitsin kohale, ostsin ära, tulin koju, kass olemas. Tore! Et see on nagu see erinevus, et neil ongi see nagu see kohene, see selline nagu see kõhutunne lihtsalt nagu tekitab energiat, paneb elama, saad nagu, see ongi see õige ja seal tõesti seda usaldada, koheselt tegutseda ilma nii-öelda üle mõtlemata, üle protsessimata. No toimis, et selles osas see on tõesti nagu need süsteemid on nii erinevad ja siin ongi hästi oluline lihtsalt mõista, et mis on sinu jaoks. Ja praegu me oleme põhiliselt rääkinud, eks ole, sellest emotsionaalsest, sakraalsest natukene ja identiteedist. Nagu mainitud, siis on tegelikult 7 erinevat autoriteeti kokku. Et meil kodulehel on üks blogiartikkel, kus me natuke pikemalt neid lahti kirjutame ja anname ka nippe, et mida siis enda puhul kuulata ja vaadata. Ja kui sa tahad nagu süvitsi minna, siis 6-nädalane kursus, mis meil tuleb augustis, et seal me pühendame päris suure osa. Terve nädala, jah. Kohe alguses ütleme, et mis oligi ka, et kohe päris alguses me võtame selle teema ette ja siis tegelikult veel järgnevate nädalate jooksul me tuleme kogu aeg selle juurde natukene tagasi, kuna see on üks nagu baas, kuidas kõik muud asjad sul hakkavad elus nagu paika loksuma, nii et see on kindlasti see
ka tagasisidest saime selle, et see autoriteedi ja otsustuskohaga nagu töö on see, mis tõi nii palju selgust ja mis aitab nii palju pärast edasi teha palju paremaid ja õigemaid valikuid ja jääda nagu endale kindlaks. Ja see aitab ka, eks ole, mõista, et mis ongi see, et noh, üks on sisetunne, teine on hirm, et kummast siis, et ja need on vahel nii põimunud ja nii raske on mõista, et kumb on see õige, eks ole, et kas ma tahan töölt ära minna sellepärast, et see on õige otsus või ma tahan töölt ära minna sellepärast, et karda mingi konflikte näiteks, eks ole. Või vastupidiselt on ju, et tööle jäämine, et kas ma tahan tööle jääda sellepärast, et mulle meeldib seal või ma kardan sealt ära minna ja finantsiliselt, et noh, seal on nagu nii rasked küsimused tegelikult, väga elulised, et siin ta lihtsalt aitab ja võib-olla on ka see element ja võtabki selle natuke seda vastutust ära su õlult, et kui tead, mida kehas kuuled, siis sa tead, et see on kuskilt kõrgemalt poolt nagu õige valik. Aga lõpetuseks veel kutsuks teid kõiki emotsionaalseid nagu mina, kutsume teid teie elu kergemaks teha, teeme ühe koolituse 18. juuli õhtul Zoomis, et sihuke mugav kuulata, et seal jagame täpselt nagu 7 sammu, kuidas siis emotsionaalse autoriteediga otsuseid teha, sest emotsioonides peitub vägi, et kuidas sellega olla ühenduses ja samamoodi nagu Kai mainis, eks ole, need kanalid ja kuidas see täpselt, mis seal need nüansid on, et seda informatsiooni ka jagada, et sa enda kohta saaksid seda sihukest nagu sügavamat infot. Nii et see on meil kodulehel ei ole, no igal juhul paneme sinna alla lingid ja siis saate juba vaadata. Aga meie poolt sellel esmaspäeval tõmbame otsad kokku ja juba kohtume järgmisel esmaspäeval. Tšau! Tšauki!